näitan sulle, kuidas sa saad hakata kasutama Google Drive'i nendeks tegevusteks, mida me muidu tegime paberi peal. Mäletad ju küll, oli palju paberilehti astendamise teemal ja üks liikmete teemal on ka palju paberilehti. On harjutuste lehed, on kontrolllehed ja on päris kogu teema kontrollleht. Kuidas siis seda olukorda lahendada nüüd, kui sa ei saa mulle paberi peale esitada lahendusi? Selleks on mitu võimalust. Üks võimalus on teha oma lahendused otse Google Drive'is. Ja ma nüüd näitangi, kuidas sa seda teha saad. Nimelt meie selles juhend artiklis siin Mediumis olen ma loendanud need kataloogid, mida sa saad kasutada Google Drive'is üks liikmete teemas. Need vastavad tasemetele siis E, D, C, B ja A ning on ka kogu teema oma. Need on kõik lingitud. Et kui sa klikid ühele nendest linkidest, ma praegu võtan selle E taseme lahti uues aknas, sul muidugi tuleks sisse logida, ma login ka sisse, sest muidu sa ei saa toimetada, sa saad ainult näha heal juhul. Me näemegi siin praegu, et siin on 4 faili sees, aga tuleb kõigepealt sisse logida. Mina login sisse oma libakontosse, et ma saaksin imiteerida suvalist teist kasutajakontot, näiteks sinu kontot. Sina siis saad kasutada kas koolikontot või kui sul on oma Google'i konto, siis kasuta pigem seda. Ja nüüd, kui sa siin sees oled, siis sa näed kas sellisel kujul, kui sa näed sellisel kujul faile, siis vaata siin paremal üleval on üks nupp, millele vajutades sa saad teistsuguse vaate, List View. List View on parem kui Grid View, sellepärast et sa näed siin mitte just, mis seal faili sees võiks olla, vaid sa näed nimesid ja need nimed on praegu olulised. Siin me näeme 4 faili. Ja iga faili nimi sisaldab olulist informatsiooni meie jaoks. Need esimesed arvud siin, näiteks 1 ja 2, mis selles failis on, tähendavad lehekülgi. Esimesed 2 lehekülge asuvad selles failis. E-taseme lehed peaksid sul juba kõik endal ka paberkujul olemas olema. Kui sul ei ole, saad need välja trükkida, kui ei saa välja trükkida, pole ka midagi hullu, saad neid otse Google Drive'is kasutada. Sest siin on need nüüd ükshaaval olemas. Ma olen siin teinud mõningad näidisfailid ka. Niimoodi on siin fail tehted üks liikmetega. Näed, selle taga ei ole mitte ühtegi nime. Ja samas on tehtud üks liikmetega veel 3 faili, mille taga on juba kellegi nimi olemas. Neid, kus nimi on juba olemas ja mis ei ole sinu nimi, ära näppi, või sa võid ju vaadata sinna sisse, mida teised on ka teinud või kuidas nad on lahendanud. Saad sealt võib-olla mingisugused ideid, aga mõte on ikka selles, et sa harjutaksid ise, sest sa õpid enda jaoks, mitte teiste jaoks. Ja sul ei ole mõtet teiste pealt maha kirjutada, on siis, kui sa tõesti mitte kuidagi muud moodi aru ei saa, siis vaata, kuidas keegi on selle lahendanud ja siis pane see kinni ja püüa sealt edasi ise lahendada. Sest see on see kataloog, kuhu sina hakkad panema oma lahendusi. Ja ühtlasi on siin ka see fail, millest sul tuleb kõigepealt teha endale koopia. Nii et kõigepealt palun tee endale sellest koopia. Kui sa võtad selle faili otse lahti, ma võtan selle korraks siit otse lahti, siis sa küll näed, mis siin sees on, sa saad seda välja trükkida, aga sa ei saa siia sisse kirjutada. Sa ei saa siia isegi kommentaare lisada. Sa ainult näed, mis siin sees on. Näemegi, et siin on 2 esimest lehekülge. Ja selleks, et sa saaksid sisse kirjutada, tee sellest koopia.
Sest mõtle ju, kui sa ise kirjutaksid siia, siis teised enam ei saaks sinna midagi ju kirjutada, oma lahendusi. Igaüks teeb endale koopia. Võtad hüpikmenüüst sellise asja nagu make a copy. Vajutad sinna. Make a copy. Ja nüüd siin all seletatakse, et tehtigi sellest failist koopia sellisesse kohta nagu My Drive. Ja sa lähedki siis nüüd sellisesse kohta nagu My Drive. Ja näed, et siin on see koopia tõesti olemas. No sinul on ilmselt rohkem või vähem faile või sama palju, igatahes teistsugune vaade kui sellel Eerol siin. Ja nüüd ära jäta seda faili sellise nimega, vaid muuda selle nimi ära. Jällegi klikid failile, võtad hüpikmenüüst. Hüpikmenüü, mis see siis on, parem hiireklikk või joonistuspliiatsil on see ka nii-öelda right click. Võtad selle menüü lahti ja otsid sellise koha nagu rename, nimeta ümber. Vajutad siia. Ja nüüd koristad siit eest selle copy of osa ära. Ja lõppu lisad juurde enda nime. No näiteks, kui su nimi on Julius, siis kirjutadki niimoodi, aga kindlasti see nimi, mis sul juba on sinu enda nimi, mille järgi mina sind ära tunnen. Näiteks, kui sa oled Rasmus, siis mitte mingil juhul ära niimoodi kirjuta, sest muidu ma ei näe ju, milline Rasmus on ja ma pean peale klikkima ja vaatama, kes on selle faili üles laadinud. Aga kui mul on nimekiri ees, siis ma ei pea seda vaatama. Niisiis, siis sa peaksid täpsustama, kas sa oled siis Rasmus Saar või Rasmus Kask või Rasmus Suhkur või niimoodi, et see oleks unikaalselt mulle äratuntav. Ja kui nimi on valmis sellel failil, siis vajutad OK. Ja nüüd on sul see fail olemas. Sa võid selle siin lahti teha ja hakata selles failis toimetama. Selles failis sa saad nüüd kõiksuguseid asju teha, sa saad siia sisse kirjutada. Ja saad kirjutada. Saad siin värvida ja jubinaid juurde ka panna, kui vaja, ja kommentaare lisada. See on nüüd sinu fail. Ja kui sa oled selle ära täitnud kõik, siis, mis sa teed, paned selle faili siit näiteks kinni ja siin loetelus jällegi hüpikmenüüst võtad lahti sellise koha nagu move to või liiguta. Liigutame selle faili ära sellisesse kohta, nagu selle sama teema, mis siin praegu oli, antud juhul 1-2 oli sellisest kohast võetud, sa pead mäletama, kus sa selle võtsid. Sa võtsid selle E-taseme kataloogist, järelikult sa sinna paned selle ka nüüd nii-öelda tagasi. See oli ilmselt seal shared with me all ja võtadki siit üksliikmed E-lahendused. Siis ma ei saa aru, mis värk sellega on, et alati, kui ma seal just mingisuguseid muudatusi teen, siis äkitselt ei saa sinna enam midagi lisada. Kui selline probleem tuleb, anna mulle kohe teada, sest siis ma pean ära muutma selle kataloogi ligipääsu õigused. Kui me vaatame siit praegu, millised need õigused on, siis me näeme, et igaüks, kellel on link, saab vaadata. Aga oluline on ju see, et igaüks saaks muuta seda. Done. No, kas nüüd siis jäi siia külge? Nüüd on can edit. Ma kontrollin ühte teist ka, näiteks delta taseme kataloogi. Siin on can edit. Hea küll. Kas ma nüüd saan siia movida? Proovin uuesti. Move to. Ja shared with me. Ja võtsin selle kataloogi üles ja näen, nüüd saan. Nüüd see move, sinine nupp on siin täitsa olemas. Ja kinnitan move. Ja näeme, et My Drive'ist on see nüüd kadunud. Aga sa näed seda siiski, kui sa lähed shared with me ja siia
kataloogi, kus sa selle originaalfaili alguses võtsid ja näed, et siin on nüüd ka see sinu loodud fail sees. Miks siia panna? Sellepärast, et see on see koht, kust mina võtan selle faili lahti ja hindan. Samuti ma saan sulle sinna kommentaare lisada. Selle faili põhjal mina siis sulle hinde välja kujundan või siit tulevad need punktid sulle. Mingitest muudest kohtadest ma otsima ei hakka. Ja ühtlasi on see kataloog ka see koht, et kui sa nüüd mingil põhjusel kuidagiviisi ei saa või ei suuda just sellesse faili kirjutada, tahad paberi peal lahendada, sa saad nii teha. Sa saad selle ju kas välja trükkida ja siis paberi peale teha või kui sul ei ole väljatrükkimise võimalust, siis sa kirjutad ümber paberi peale või vihikusse. Ja kui sul on skanner kodus olemas, siis sa saad skaneerida selle, mis sa kirjutasid sisse, pildiks. Kui sul ei ole skannerit, siis nutitelefoniga sa saad teha ikka korraliku pildi sellest ja siis selle pildi sa laed üles siia kataloogi, lähed siia kataloogi sisse ja võtad kas ma nüüd saan kuidagi viisi, katsun nüüd behave'ida nupp Google Drive, nii, file upload ja siis näitad kätte, kus sul see pilt on, see pildifail ja laed siia kataloogi üles. Ja kindlasti paned sellele pildifailile siis sama nime, et ma tunneksin ära, milliste lehekülgedega on tegemist, milline teema ja kes sa selline oled.